see on inimese üks kõige suuremaid probleeme üleüldse. Küsimus ja suhestumine egoga, sest kui inimene sünnib, siis ta peab looma ja peab laskma inimesel luua ego. Ja ülejäänud elu tuleb kogu aeg selle egoga maadelda. Ehk siis see ego on tegelikult meie kõige suurem vaenlane. Ja seda on öelnud ka näiteks 7.–8. sajandil elanud suur mõtleja Shantideva oma raamatus Bodhicharyavatara, mille on Linnart Mäll tõlkinud ja budismi pühades raamatute seerias on see kolmandas raamatus nüüd uuesti avaldatud, et kes on siis see, kes viib meid Avicisse ja teistesse põrgutesse, kui meile mitte nii armas mina. Avicii on seal üks hirmsamaid põrguid India mütoloogias. Jah, ja on mitmel pool, ka Buda ise on sellele muidugi palju tähelepanu pööranud ja rääkinud ikkagi sellest, et me ise teeme endale kõige rohkem kahju. Me ise teeme endale kõige rohkem halba. Ükski vaenlane ei suuda meile nii palju halba teha, kui me ise suudame endale ennast kahjustada. Ja see on nii otseses mõttes kui kaudses mõttes. Kaudses mõttes on see nähtav ja mõistetav selles, et inimesed lihtsalt raiskavad elud ära. See on kõige suurem kahjustamine, kui lihtsalt ainult nauditakse. Jällegi, ega budism ei kutsu üles, et sa ei tohi kusagil hetkekski istuda ja pead kogu aeg muidku muretsema ja hirmus negatiivne olema. Ei, aga maailm, mida iseloomustab levinud hüüdlause, sa oled seda väärt, eks ole, mis kutsub ju ja kogu, ütleme, praeguse aja maailm on üles ehitatud ju tarbimisele. Ja vaat see tarbimine on ju meid viinud ka mitte õiges suunas. Aga kui nüüd üldisemalt rääkida, eks ole, aga ka puht indiviidi seisukohalt on see tarbimishullus ja kõik see moehullus ja nii edasi, see on kõik just see, mille kohta Buda ütleb, et ei ole vaja tegeleda tühisega, vaid on vaja tegeleda olulisega ja see kõik on tühine. Ja sellele on väga raske kuidagi vastu vaielda. Sest näiteks võtame kas või moe. See, et kusagil mingi vaimselt kindlasti mitte eriti kaugele jõudnud inimene kusagil Pariisis või New Yorgis või ütleb, et nüüd selle aasta trend on hall või roosa või ja teine hanekari läheb selle järgi ja panebki ja käiaksegi, terve aasta käiakse ja milline kott peab olema ja millised kingad peavad olema. Kui rumal see. Ei pea olema selline kott, peaks olema hoopis targad mõtted inimesel peas. Ja see, kas ta kott on seda, toda või kolmandat värvi ja mis kingad tal on või kuidas tal soeng on, vaat see on mõttetu, vaat sellele pühendada elu. Aga ometi enamus, ma pean kurbusega ütlema, et enamus inimesi ju niimoodi elab. Ei teegi muud.